Ühesõnaga, ma räägiksin teile ühe väikese loo oma vanatädi Vilmast. Minu vanatädi Vilma on minust täpselt 50 aastat vanem. Ta on sündinud 4. veebruaril aastal 1940. Ja tal on olnud väga tavapärane nõukogude naise elu. Tal on 2 last ja mees, kes ennast millalgi 90-ndatel surnuks jäi. Pärast seda võttis muidugi Vilmakene kätte ja kolis kokku ühe teise vanema prouaga, kelle nimi on Asta. Ja inimesed said aru, masuaeg, rasked ajad, 2 vanemat daami aitab üksteist finantsiliselt, et maksta loomulikult üüri. Ja teiseks nad muidugi toetasid üksteist ka nende leinades, kuna et Asta abikaasa oli ennast surnuks jäänud. Aga tõesti, neil oli väga tore, nemad siiamaani nad elavad väga kõbusad, mõlemad 85 ja peale juba. Ja pole neil häda midagi, aga üks asi, mida nad kõige rohkem armastasid ja armastavad siiamaani, see on tantsimine. Tädi Vilma on nõnda noobel ja nõnda peen. Säärase maadami kõrval on argidav plass. Olgugi, et Vilma pensionär on juba ammu ilma. Ustavalt ikka käib tööpostil äripäeval hea. Tuleb teenindada kundesid, sest mu tädi Vilma töötab vorstipoes. Kavaleriid leti peal reas. Ja kuigi kihlad on korvi kõik läinud, ikka loodavad, et ükskord neil veab. Kuid minu teada aastat 25 mu armas tädi üldse liha ei söö. Ei ta hooli singist, ei pasikapraest ja ta kisu ei pea mini viinreist. Ei ihka Vilma kisu viinreist. Vabandage, palun vabandust. Poest tädi Asta vegetaaras-sorti, kus leidub hiljum muinasjutulis häid, mille lõhnvaid meelevõistluse viin. Kui Asta köögis toimub randevuu, on tuleli jumalikud lihatarrad ja kuniks et nad teineteise vastu liiguvad täpselt nii. Nad hõrguks tantsuks kapul liiguvad. Ei ihka nende kisud viivad.